Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tervist, head vestlussaade Vaba Sõna kuulajad. Eetris on järjekordselt Anti ja Evelin Poolamets nagu igal nädalal. Ja seekord tuleme ilma pildita. Küllap me vahepeal oleme eetris nii ühel kui teisel moel. Ja oluline on see, et teemad oleksid kuumad ja kõiki puudutavad. Ja millest siis täna juttu tuleb? Tuleb juttu vabariigi aastapäeva tähistamisest ja sellest, kuidas Antifa nimeline grupeering võttis ette selle häirimise. Edasi läheme selle juurde, kuidas tuleb tuur Ärka Eesti, üleriigiline Mart ja Martin Helme kõnetuur. Räägime seadustes segapuntrast, mis on Riigikogus sellel nädalal nähtud. Ja lõpuks tuleb juttu ka meie helikopteri võimekusest, mis on väga tihedalt seotud elanikkonna kaitse teemadega üldiselt. Aga Evelin, alustuseks ikka need ülevad vabariigi aastapäeva hetked. Tõsi, mõned inimesed on minu postituste peale öelnud, et nagu kehv tunne on, kui asjad on riigis nii halvad, et mida siin tähistada, aga mina ütlen, et tähistada on alati kas või oma esivanemate kangelastegusid, kelle poole vaadata, tuletada meelde, kuidas 1918. Aastal julgeti ülimalt keerulistes oludes riik välja kuulutada. Ühed väed läksid välja, teised tulid sisse ja eestlased võtsid pähe, et meid ei huvita keiserlik Saksamaa ega siis Venemaa kaos. Meie teeme oma riigi ära. Meil on nii palju, mille üle esivanemate üle uhke olla. Ja tõepoolest ja tere ka minu poolt, et võib ju öelda, et valitsused tulevad ja valitsused lähevad, aga riik, see peab kestma ja tõesti see 24. veebruar ju algas juba koos päikesetõusuga. Ka meil Vinni vallas olid erinevates kohtades kaetud lauad, kiluvõileivad pidid kindlasti asja juurde kuuluma, mõned soojad pirukad teed ja ilus ilm oli, päike paistis. Ja mina käisin siis seekord Tallinnas, olin lipu heiskamise juures, seal oli vahva vaadata, kuidas varahommikul olid kohal inimesed lastega, loomulikult isegi koerad olid kaasa võetud, tõeliselt vahva pereüritus ja siis naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased jagasid kiluvõileiba ja suppi, selline õige meeleolu oli päikesetõusul. Rakveres tõmmati muidugi Linnuse torni, samal ajal mul tütar, tubli kodutütrena, tema läks ise sammaste juurde valvesse, ekrekad panid pärga Rakveres ja üle Eesti väga paljudes kohtades ja minu arust oli äge vaadata, kuidas EKRE turvavaip katab kogu Eestit, et näiteks Vaindloo saarelt, mis on 24 kilomeetrit rannikust, seal üks tubli EKRE liige Saarevaht Nimbrat Kütt tõmbas lipu üles, ma nägin, et Eesti kõige põhja poole tipus lehvis Eesti lipp ja ekrekad valvasid meie und ja samamoodi igal pool üle Eesti ja siis minu elamuste hulka kuulus muidugi ka paraad. Oli päris kena, kriitika noole viskaks sellele, et tegelikult oleks võinud rohkem tehnikat olla. Seda ju meil on juurde tulnud, aga muidu oli päris kena, kuigi mul on ka pretensioon, et mina arvan, et riigikaitsjad kui riiklik institutsioon, mis on veel riiklikum institutsioon kui kaitsevägi, et nad ei peaks teise riigi lippudega käima vabariigi aastapäeval, et see siis solidaarsust võib näidata väga paljudel viisidel. Aga kas siis homme paneme Gröönimaa lipu näiteks või sellepärast, et seal on ka mingi tüli, et see ikkagi
peab eksklusiivselt hoidma seda Eestile. Just nimelt, sest me oleme ju loonud oma riigi just, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kaitseks ja suur ime juhtus ka Riigikogu fassaadil, et mõneks hetkeks eemaldati auväärselt kohalt Ukraina lipp ja pandi selle asemele Eesti lipp. Need olid küll mõned tunnid, aga see pilt, et kõik need sinimustvalged 3 lippu, mis on Riigikogu maja fassaadil, lehvisid kõrvuti koos ja kuidagi hea ja kodune tunne oli. Et näiteks kui ongi sinu see riigi pidupäev, sünnipäev. Me saime au 1 päevaks aastaks ainult ja juba järgmine päev oli teiste riikide lipud kohal. Õhtul oli juba ära võetud ja aga see sama tunne, et korraks võiks unustada selle sõja, et olgu see 1 päev aastas, kus on meie Eesti Vabariigi sünnipäev, et sellel päeval, ma tänan isegi seda liputoimkonda, et andsite nendeks mõnedeks tundideks meile oma lipu tagasi Riigikogu fassaadile ja ma tundsin, et mul oli väga hea ja kodune tunne seda vaadata. Aga ma ütlen, et see Ukraina asjas, et loomulikult me oleme Ukraina selja taga, aga tuleks teha tegelikke asju. Kui on vaja, annetame, ma kogun isegi praegu raha selleks, et Ukraina õhutõrjet aidata ja annetan ise selleks. Aga see nagu vooruse signaliseerimine nagu igal pool, iga hinna eest, etnograafia muuseum peab olema ka Ukraina värvides, ajaloo muuseum ka. No see on läinud lihtsalt käest ära ja selle eesmärk on juba kontraproduktiivne. Inimesed on ärritatud, et kuhu on kadunud sinimustvalge. Et see ei sobi, see ei ole riiklikult väärikas. Nii ei tehta lihtsalt ja see on selline reformierakondlik, Eesti 200-lik surve tegelikult seal taga. Tegelikult on see hirmu külvamine, et kogu aeg on sul see hirm üleval või sa näed seda sõjaolukorda või seda ohtu, et aga sa ei jõua kogu aeg näha seda ohtu, sa väsid ära ja Ukraina ise on ka ära väsinud sellest sõjaohust kogu aeg. No jaa, aga ma ütlen, et see on sisepoliitilisel eesmärgil tõmmatud üles, mitte Ukraina aitamise suunal, sest kes on kõige rohkem häbi teinud Ukraina aitamisel on just nimelt Eesti 200 oma Lehtme afääriga, kes ikka ei ole veel nagu jõudnud kuigi kaugele ja siis, eks ole, need tegelased siis lehvitavad kogu aeg, et see lihtsalt on õõnes ja kui ühte asja liiga palju teha, siis ta muutub ka õõnsaks. Aga ma ei taha rohkem selle lipu teemal peatuda, me oleme sellest mitu korda rääkinud, et Eesti lipp peab olema aukohal ja Ukrainat saab aidata teistmoodi kui kõikide riigiasutuste kolla siniseks värvimine, et see on käest ära, et ei ole enam mitte mõistlik. Aga paraat sai mööda ja siis oli muidugi päevanael tõrviku rongkäik, Evelin, ja algus oli väga võimas, et mis sa arvad, palju meil inimesi kohal oli? No, mis siin arvata, 5000 tõrvikut jagati laiali, mõned inimesed olid tulnud oma tõrvikutega, väga paljud ei kandnudki tõrvikut, aga see sama tunne, et kui palju meid on ja kui soe meil on ja mida ma veel panin tähele, nii palju noori, nii palju lastega peresid, et ma ei ole varem lastega, 10-aastased, kes hüüdsid. Palju õnne Eestile. Ja teine üks ainuke loosung oli meil seal kolonni eesotsas, Eesti eest. Ja nagu asi on selles, et see on selline kaasav üritus, mida teised ei paku, et tõrvikute komas mööda vanalinna romantilisi tänavaid ja hüüda palju õnne Eestile. Ja kuulata ka neid ilusaid rahvuslikke laule ja kõik see ülem meele. Sandra Nurmsalu ja EKRE segakoor esinesid ja minu jaoks oli see kõige suurem elamus. Teised olid ka väga kenad üritused. Ma pean ära tooma ka väikse torke Rahvusringhäälingu suunas, et nemad nagu märkasid, et mõnisada inimest oli kogunenud, aga kui ma vaatasin seda tulejõge, mis siis läks mööda Toomemäge üles, siis ma vaatasin Toompeale üles, siis ma vaatasin Toompuiest, et kui pikk
ja kui voolav see oli, et seal oli tuhandeid no tõrvikute arvu järgi ma ütlen, me saame väga täpselt teada, aga sellele lisades tunde järgi need, kellel ei olnud tõrvikut, kellel oli oma kaasas, siis hulk oligi 7-8 tuhande vahel kusagil. Tõenäoliselt oligi 8000 pluss, aga siis et miks ERR seda teeb, et paarsada inimest kogunes, et mõnisada inimest, lihtsalt inimesed said kõvasti jälle naerda, et kas see ongi siis nüüd siis info edastamine. Aga läheme edasi nende ülevate nootide lõpus tuli tegelikult ka üks väga inetu episood, nimelt muidu on igal aastal olnud seal siis Harjumäel tegelased, kes siis taavad trummi ja hüppavad mingites kostüümides ja hulgavad. Tavaliselt on nad mingid homoaktivistid, aga seekord oli olukord häirivamaks läinud ja ma tundsin kohe teatud valu sellepärast, et väiksed lapsed, kes sealt just oli nüüdnud palju õnne Eestile, 10-12 aastased, siis äkki mingisugused grimassitavad inimesed röökisid nende peale Harjumäel, tagusid trummi. See oli väga häiriv, mõnitavad karjed, mis seal oli natsivaba Eesti eest, maha fašism. Ja siis vaatad, kes on selle ürituse registreerinud, mingisugused Lasnamäe kväärühingud, keegi Nadežda Tjuškovaks. Et tundub nagu Vene saatkond oleks nüüd saatnud oma need aktivistid kohale, et ja kui just Vene saatkond neid ei saatnud, siis neil ei ole sel juhul vaja enam oma tööd tehagi. Muide, see meenutab mulle väga seda pronkssõduri saagat või pronksiöö saagat, et seal oli algselt ka natukene neid inimesi, vanu veterane, kes käisid pronkssõduri juures ja mingil ajal, kui Vene saatkond hakkas neid toetama, õmbles noortele Vene soldati kostüümid ja mingil hetkel sinna neid hakkas järjest rohkem ja rohkem kogunema, siis nüüd ma vaatasin ka, et Harjumaale hakkab neid nii-öelda veidraid inimesi järjest rohkem kogunema ja ma vaatasin, et mis siis oli nende suurte plakatite pealt, et kui osaled tõrvikurongkäigul, toetad fašismi, ei natsisümboolika normaliseerimisele, ei vihale, ei natsismile, et see nüüd on täiesti uus käekiri ja see on tõesti hirmutav. Putini asja aetakse väga usinalt. No täpselt, Putin ju väidab, et tema seal Ukrainas ka ju denatsifitseerimine ja aga mäletad, et tegelikult omamoodi on see kõik laenatud Eesti peavooluparteidelt, kes natsitasid eestlasi ju aastaid, et rahvuslus on paha asi, aga siis nad võtsid natukene hoogu maha, kui Putin läks selle natsitamise sõnumiga Ukraina kallale. Aga nüüd hakkab tagasi ujuma ja ma ütlen, et milleks siis Vene saatkond peaks veel maksma, kui see asi tehakse siin mingi kväri homoorganisatsioonide ja feministide, äärmusfeministide organisatsioonide poolt ära. Muide ka korraldajad nende kvääride poolt jagati ohutusjuhiseid, et kuidas minna sellise EKRE tõrviku rongkäigu vastu piketeerima, siis soovitati, et kandke midagi neutraalset, midagi, mis teid kergesti eristuma ei pane. Et kui soovite oma nägu katta, võtke kaasa mask ja olidki, inimesed olid mustas riietuses, nägu oli kaetud ja veel lisaks siis öeldakse, et meil on olemas sõprussüsteem ja tagame, et keegi ei lahku protestilt üksi. No ja tegelikult oli see äärmiselt agressiivne, et vaadake neid pilte ainult, kuidas mingi keel suust väljas röögib rahva peale. See oli väga hull pilt. See oli väga kogu selle asja kokku. Ja mida ma veel vaatasin siis politsei poolt. Politsei seisis näoga, tähendab täielik ahelik oli moodustatud nende meelavaldajate ette ja siis nad seisid näoga nende poole. Ja kui mina sinna seisma jäin, hakkas politsei mind edasi saatma. Mingi edasi, ärge jääge seisma. Et nagu tähendab selline segadus tekkis, et mina olen keset tänavat, ma ei tohi seista, aga nemad
nemad seal karjuda, segada, lammendada, trummi lüüa, mõnitada inimesi, näidata keskmist sõrme. Et mulle jäi täiesti selline tunne, et mis siin toimub, et kas politsei korraldab mingit aktsiooni või valitsus korraldab mingit Evelin, aktsiooni. See ongi korraldatud, sest kui politseile normaalne ohuhinnang olla, siis selliseid suuri rahvaüritusi ei tohi provotseerida. Et kui tahavad korraldagu kilomeetri kaugusel, aga nii-öelda provokatsioon, kus püütakse meelitada välja konflikti, see on lubamatu ja seda saab lubada ainult siin Taro alluvuses olev. Tegelikult seda varem ka lubatud, ma ütlen võib-olla teen Tarol liiga, aga nad lasevad selle läbi ja nad püüavad provotseerida konflikti, kuni mõni sellest mõnitamisest saaks villand, et saaks ikkagi midagi, et saaks EKRE üritus ära keelata. Ja ma mõtlesin nagu see Tartu rahu tõrvikurongkäigul oli samasugune olukord. Seal oli ka alaealisi saadetud ja on ju öeldud, et üks meeleavaldus ei tohi teist segada, aga need segasid meie sõnavõtte, vilistasid, mingid pasunad ja täpselt samamoodi toimus ka siin Harjumäel, et nad tegid väga kõvat lärmi ja segasid, tegelikult nad segasid, kui me tahame rääkida siin arvamuse mitmekesisusest ja sõnavabadusest, siis peab vaatama, et need arvamused ei peaks tekitama konflikti ja see oleks häirima teiste õigust vabalt meelt avaldada. Vaat see oli nende eesmärk igal aastal häirida ja nüüd oli neil häälekõvendajaid ja asju toodud juurde ja nad on kõik riigipalgalised, ärge halvake, et nad on kuidagi iseseisvad. Kõik need kväärid ja LGBT-lased, äärmusfeministid, kõik nad saavad riigi raha, mõned saavad 100 000 lausa. Ehk siis see on väga agressiivne, ülevalt poolt korraldatud ja läheb hästi resonantsi sellega, kuidas ka Michal pidas Eesti Rahva Muuseumis vabariigi aastapäeva kõne ja ütles, nüüd läheb väärtuskonfliktiks igasuguste selles Trumpi stiilis asjade vastu, et seda õhutatakse kõige kõrgemalt tasemelt kogu aeg. Ja ma ütlesin, et kui rahastamine on neil taga, siis on nende taga peavooluparteid. Nemad on kogu aeg homoorganisatsioone üle külvanud, et lammendage, provotseerige, ahistage, terroriseerige. Toon veel näite, et mis seal veel kirjas oli. Kirjas oli, et jääge kartulipõllu piirkonda, see on see Harju 30 ja probleemide korral küsige abi korraldajatelt, kes kannavad kollaseid veste ja muideks need instruktsioonid olid ka inglise keeles välja antud ja ma nägin ka, et olid Aafrika päritolu inimesed, India päritolu inimesed, mustanahalisi ja India päritolu ja siis meil olid ka veel need sõnumid, et just need Ku Klux Klani sõnumid seal KKK peale viidatud, et minu meelest on see ikkagi importkaup täpselt ja seda ehitatakse täpselt, kõike ehitatakse siin lihtsalt identselt välismaa mustri järgi üles ja Antifa on küll siin natuke embrüonaalne, ta ei ole nii võimas nagu Prantsusmaal, USA-s või Saksamaal, aga ta on siiski päris ohtlik organisatsioon. USA-s on kuulutatud terroristlikuks organisatsiooniks, vaata millised plakatid seal olid. Ühel plakati peal öeldi, et sõtkuti jalgadega inimese otsas plakat, kus peksti jalgadega ühte inimest. Ja juures oli ingliskeelne tekst, et good night, White Pride. Ühesõnaga plakat kutsus üles jalgadega peksma Eesti patrioote, kes kõndisid lapsevankritega ja tähistasid vabariigi aastapäeva. Muide, nad andsid ju ka intervjuu ja nad vastasid, et nemad on valge ülemvõimu vastu. Ühesõnaga, need on provokaatorid riigi poolt korraldatud. Me oleme me oleme palju kordi näinud, aga üks markantsemaid juhtumeid oli siis, kui Indrek Tarand läks mikrofoni rebima, terroriseerima avalikku üritust, teiste meeleavaldust ja siis sai pehmesse kohta ühe obaduse. Ehk siis temal muidugi ei tehtud mitte midagi, temal ei leidnud alkoholi, kuigi alkoholi lõhn oli kümnetel inimestel ninas. Ja tead, selle ürituse puhul oli see asi, et sotsid infiltreerusid sinna üritusele, tuli ka padar, Riigikogu ukse ees keerutas tolleaegne siseminister Katri Raik, et see ei olnud üksi Tarand, et sotside ladvik
tuli hulgakesi meeleavaldust provotseerima. Indrek Tarand lihtsalt oli kõige nagu hakkajam ja läks laamendama ja seda takistama, et ei ole midagi uut, et nad leiutavad uusi vahendeid, kuidas laamendada, kuidas uusi Stroomi ranna afääre välja mõelda, et kõik on ka haletsusväärne importkaup, aga samal ajal ohtlik. Nii et sallijad teevad mida ikka, kõige sallimatumaid aktsioone ja selles mõttes, miks me sellest pikemalt räägime, kuna see on ohtlik ja sellega tuuakse kõik need ohtlikud tendentsid, mida me oleme USA's näinud. Näiteks siis Prantsusmaal tapeti ära Antifade poolt üks 23-aastane matemaatikatudeng, mille peale siin hiljuti puhkesid ka üleriiklikud meeleavaldused. Minu teada ei ole nad veel lõppenudki, et siis tegelikult laotakse, siis õhutatakse tüli väga ebameeldival moel. Aga kokkuvõtteks, Evelin, ikkagi üritus oli ülev vaatamata provokatsioonile. Minule jäi kõigest ikkagi vabariigi aastapäeva tähistamist hea mulje, et riigi presidendi kõnet jõuame praegu kommenteerida. Kõik said seda ise, huvilised said seda ise vaadata. Ja, et ma tahan veel öelda, et mitte inimesi ära hirmutada, et kuna meie korrakaitse ja meie siseministeerium ei tule nende provokatsioonidega toime, siis nähtavasti me mõtleme ise järgmine aasta midagi välja. Tervikurongkäik ära ei jää, sellest on saanud tore ja mõnus pereüritus, nii et tuleb ka järgmine aasta ja Eesti sünnipäeva tuleb tähistada. Ja me teeme enne järgmist teemat väikese pausi. Vestlussaade Vaba Sõna. Tuletan meelde, et stuudios on Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets vestlussaates Vaba Sõna. Ja me läheme ühe olulise reklaami juurde. Nimelt just täna, kui me saadet salvestame, toimus esimene üritus Mart ja Martin Helme suurest kõnetuurist Ärka Eesti, mis katab kogu riiki, ehk siis täna oli Pärnus, 10. märtsil Haapsalu kultuurikeskuses, 12. juba Kuressaares, 14. Viljandis Männikmäe külaliste majas, 17. Jõhvis, 26. Tartus ja nii edasi. Oluline on märkida ka Rakvere, Uku Aru muusikamaja. Just nimelt ma tahtsingi öelda inimestele, et pange kalendrisse juba praegu märge, et 1. aprillil toimub Ärkame Eesti õhtul kell 6. Uku Aru muusikamajas Rakveres. Muusikamajas, see on uus muusikamaja, et kes pole veel jõudnud seda uut maja vaatama minna, siis Mart ja Martin Helme üritus on selleks väga hea põhjus. Muide, ma nägin väikseid kaadreid, mis toimub Pärnus, on väga hästi organiseeritud, lipud, valgus, head kõned, et igal juhul tuleb sellest üks meeleolukas üritus, nii et kõik on oodatud, üritus on tasuta, tulge. Särtsakas üritus ja Rakvere oma osas on paljud öelnud, et me tuleme Uku Arut vaatama, et juba Tallinnast teatatakse, et me tahame sinna tulla. Just nimelt, et ühendage meeldiv kasulikuga. Just, saate kõige moodsamat põnevat kontserdimaja vaadata, aga lähemalt, kui muidugi kõik meelde ei jäänud, et kus teie kandis asjad toimuvad, vaadake ekre.ee pealt, olgu see siis näoraamatus, Instagramis või ka siis X-is. Aga eks me teeme ikka reklaami ka, uueduudised.ee, sealt saab ka seda kõige täpsemat infot näha, kus ja mis, et olge siis igal juhul kohal. Eks me siis hoiame teid kursis ja kõneleme ka selle, anname natuke maitseproove, mis seal toimub, sest ärkamise vajadus on erakordne, sest nii halvas seisus ei ole riik olnud väga ammu.
ja aga Evelin, läheme korraks edasi pärast seda reklaami teemat. Räägime ühest seaduskaosest, mida sa nägid ja mina muidugi ka Riigikogus just sel nädalal, et nüüd on seaduste tegemisel tekkinud uus stiil, et nad on hakanud mätsima erinevaid teemasid kokku, nii et Riigikogu liikmetel on väga raske hääletada, et üks teema on justkui mõistlik, teine on jama hoopis teisest valdkonnast ja siis on nagu, see on väga halb seadusloome tava. Just, et eelmine nädalgi juba oli selline ütleme, kuidas sigakägu või see, et erinevad valdkonnad ühte eelnõusse pandud, aga seal oli 2 valdkonda, aga nüüd toodi eelnõu, millega muudeti korraga atmosfääri õhukaitse seadust, erakooli seadust, noorsootöö seadust, põhikooli ja gümnaasiumi seadust, sotsiaalhoolekande seadust ja rahvatervishoiu seadust ja see pole veel kõik, veel ravimiseadust ja turismiseadust. Igasse seadusesse pandi siis mingi üks lause juurde või võeti maha ja mina ei mäleta sellist kokteili või kompotti oleks kunagi varem tehtud, aga põhjendasid siis seda sellega, et nüüd hakatakse nagu bürokraatiat vähendama. Mina näen seda, võtame kas või tuulikute teema, et kui tullakse selle jutuga välja, et kiirendame planeeringuid, vähendame bürokraatiat, siis tähendab see enne kõike kohalikest inimestest ülesõitmist ja kiirendatud korras, et enam ei pea kooskõlastama. Ka selles seaduses oli eelkõige see atmosfääri õhukaitse seadus, kus siis enam ei pidanud valdadega jagama seda müra teavet. Me teame ju, et tuulikud tekitavad müra ja nüüd siis võetakse see kohustus teavitada sellest kohalike omavalitsusi, jäävad ka teadmata need erinevad kumulatiivsed mõjud, sest meile ju tuleb erinevaid tuuleparki erinevatesse kohtadesse ja ma tõin ka selle välja, et kaua võib, et te toote sellist jama, sellist ütleme, et ta on ju praak ja samas kui me teame, et kui me räägime bürokraatiast, siis kui tuuakse mõni Euroopa Liidu direktiiv või mingi aruandluskohustus, siis keeratakse meil just siin Eestis 2 korda vinti peale, sest me teame ju, tihtipeale öeldakse, et kuulge, et aga Euroopa Liidu nõuded ja direktiivid ei olegi nagu ütleme nii karmid, et miks meie ametnikud siis seda meie ettevõtjatele ja nii palju peale keeravad, ega siis ei tule ka sealt ju mitte mingit selget vastust, et pigem püütakse. Aga siin nad petavad ju, eks, nemad ju, kui reformikad hakkavad bürokraatiat vähendama, siis see tähendab, et nad teevad midagi oma kasupüüdlikku, ehk siis praegu oli ju niimoodi, et nad viisid sisse tuuleparkide osas leevendava veetme ja mitte inimeste jaoks, vaid nendele, ärikatele, kes tahavad tuulepargid kõigile kaela määrida. Ja me näeme ka, et mis selle tagajärg on, et nüüd juba ju valitsus hakkab kohalike omavalitsustega kauplema, et maksame teile miljon saate, lubage aga kõik tuulepargid oma territooriumile. Sa mõtled, milline väike raha see 1 miljon on, kui me maksame maksumaksjatena iga aasta nendele taastuvenergia tootjatele miljoneid, 80 miljonit, 90 miljonit, ja see pole veel kõik, veel elektriarvetega makstakse ka veel eraldi neile, võrgutasudega makstakse nende investeeringud kinni. Aga osad on ju sellised, et nad on niikuinii enam-vähem nõus, lasevad üle rullida ja nüüd kui miljoniga supsutada neid, siis nad murduvad kiiresti, et selline reformikad juba teavad, kuidas ära osta. Ja nad tahavad nagu tekitada survet nende inimeste poolt omavalitsustele, keda see ei puuduta. Ütleme ka see Vinni vallas, osa inimesi elab asulates, elab ühes valla otsas, neid see ei puuduta niivõrd kui teisi, keda on siis vähem.
teises valla otsas, keda siis otseselt see tuuleparkide mõju justkui ei puuduta, justkui. Ja siis nüüd peavad need asulates olevad inimesed selle miljoni eest ju hakkama mõjutama omavalitsusi, et väga ja see on ka tüli õhutamiseks, et mõned koalitsioonid ära lõhkuda, et öeldakse, nüüd me saame ju siin kooli ära remontida, milles asi, aga tagajärg on see, et siis hakkavad elanikud lihtsalt lahkuma, varsti ollakse sellest miljonist ilma juba elanike lahkumise pärast. Lisaks on muidugi selge see, et tegelikult läheb neil vaja riigilt varsti abi 10 miljonit, sest kui tuulepark läheb pankrotti, siis on kõik, siis umbes 1+ miljon on ühe tuulepargi likvideerimise kulu või? Ja sinna kanti see jääb ja kusjuures veel, et me ju näeme nii, et iga aasta ongi läinud elektri eest tasumine kallimaks, et mitte enam see rida, kus on see elektri hind, vaid just tänu nendele tuuleparkidele on tekkinud elektriarvele mitu rida juurde, on see sagedushoidmise tasu, siis on reservvõimsuste tasu, siis on võrgutasu, aktsiis ja lõpuks veel ka kõige otsa käibemaks, et see on kõik selle elektri hinna nii kalliks teinud, mille tagajärjel panevad ettevõtted oma asjad kotti nii-öelda, et lõpetavad tootmise, lähevad kas siis kuhugi Eestist välja oma tootmise ja oma ettevõtlusega ja ka me näeme, et kõik läheb järjest kallimaks ja mulle tuleb nüüd meelde, et üks päev oli peaminister Kristen Michal puldis ja öeldi talle, et kuulge, me oleme ju majandusnäitajate poolest Euroopa lõpus, et me oleme viimasel kohal ja siis hakkas Michal vaidlema, et ei ole viimasel kohal inflatsiooni ja kõikide nende näidetega, et me oleme eelviimasel kohal. No jaa, varuldane vedamine. Aga Evelin, läheme siis pärast väikest pausi juba Eesti kopteri võimekuse juurde. Vestlussaade Vaba Sõna. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et vestlussaates Vaba Sõna on Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed. Ja räägime siis, mis juhtus arupärimistele vastamise osas. Ja lugu oli selline, parandan, et tegelikult ma küsisin seda täpsemalt, kopterite teemat küsisin ma täpsemalt Igor Tarolt kolmapäeval infotunnis ja lugu oli selles, et Prangli elanikud kurtsid, et nendeni ei jõua kütus ja toit enam jääolude tõttu, et see tavaline laev ei pääsi jääst läbi ja sama lugu on Ruhnuga, et seal on samamoodi kütuse puudus, kuna laevad ei pääse läbi, kütust ei tohi transportida lennukitega, kes põlevaid aineid ja gaasi, siis ma ütleks jälle, et tegu on sellise olukorraga, kus tundub, et kliima soojenemise hüsteeria saatel arvatakse, et isegi jääd ei tule enam merele ja siis oli humoorikas Postimehes 26. veebruaril rääkis ka Ruhnu bensiini probleemist ja siis üks inimene koha pealt Ruhnukas ütles, et kuna ilma ei oska keegi aasta jagu ette ennustada, siis pole teada, kas tänavused talvekülmad jäävad sellisel kujul viimaseks või ootab midagi sarnast ka aasta pärast. Siis ma vastan talle ja avalikkusele, et jah, talv tuleb ka aasta pärast, et olge valmis, et meri võib jäätuda ja kõike võib ette tulla, et unistada sellest, et selliseid olusid Põhjamaades ei tule. No see ongi ülim naivism ja siis me jõudsime kopteri võimekuse juurde, et siis kopteriga oleks saanud rahulikult Pranglile toitu viia ja elementaarne asi, mis läbi mõelda. Ja mis selgus? Selgus, et 3 kopterist, mis meil on,
on ainult üks kasutuskõlbulik? no jah, meil on ju viimased talved olnud pehmed ja see on helitanud ära, et justkui me ei elakski Põhjamaal ja riik on jätnud kõik need asjad tegemata ja toon välja, et kui EKRE oli valitsuses 2019 ja Mart Helme oli siseminister, siis said tehtud kõik need plaanid, et kuidas, milline peab olema see kopteri võimekus, millised peavad olema need kopterid, milliste omadustega ja kui palju neid peab olema. Pool aastat töötas töörühm, et välja valida sobivad helikopterid, sobivate parameetrite, sobivate teemade jaoks ja muide oli ka Euroopa Liidu toetus nende jaoks olemas, et meil oleks päris mitu kopterit juba tulnud. Nende hulgas oli ka medikopter, et me oleme ju väga tihti rääkinud sellel teemal, et meil oleks vaja neid koptereid, mis saavad ka kohe arstiabi osutada, et kiiremas korras. Aga siis need, kes siis kõige rohkem lippu lehvitavad siin kas või Ukraina teemal, tõmbasid jämeda kriipsu sellele peale, et kõige elementaarsemaid võimekusi luua, tõmbasid ka sisekaitsereservile jämeda kriipsu peale, nii et me oleme kaotanud palju aastaid. Et see oli tohutult tähtis, et saada korralik sisekaitsereserv püsti ja praegu olekski see olemas, aga nüüd alles siis kuidagi vinta-vänta proovitakse seda luua, et nüüd on olud sellised, et nad olude sunnil lihtsalt ei ole teist valikut. Sisekaitsereserv tuleb luua. Ja nüüd tundubki, et vaikselt hakatakse tegema neid asju, ka kopteri võimekusega on hakatud tegelema, et kõik need, mis oleks olnud juba 6 aastat tagasi olemas või täna oleks nad olemas. Ja, no siis oleks käima pandud, täna oleks nad olemas ja nüüd ütleski Taro, et ei kui me nüüd hakkame koptereid tellima, siis on nii, et kõik need hanked ja asjad ja tellimused, need võtavad 4-5 aastat ja kujutage ette, siis me peame sisuliselt ühe kopteriga lendama siis veel 4-5 aastat, kuni bürokraadid hakkavad midagi seal hangete osas tegema. No mida ta ütles, et oleme nüüd täpselt, ta ütles, et üks helikopter, meil on 3 kasutada, üks on praegu Belgias pikaajalises hoolduses, ütles ta. Üks on keskmises hoolduses, ehk siis kõige kriitilisemal ajal, külmal talvel, kui oleks vaja saari varustada ja erinevaid ülesandeid täita, vahepeal visatakse mingid mehed ühe tankeri peale, kus peale banaanide midagi ei olnud. Ja samal ajal nad Pranglile mingit abi ei osutanud, öelda, et see on ainult kõige kõrgema astme vajadus. Ma ei ole kindel, et nii suure külmaga, nagu siin vahepeal olid, need kopterid üldse võimelised lendama. Neil on labade jäätumise probleem, et kuigi nendel Itaalia kopteritel on väidetavalt jäätumisvastane süsteem, siis see hästi ei pidanud töötama. Aga siis see ongi näide sellest, et tuleb teile Tšahkna ja ütleb, et Eesti peab hankima tuumarelva endale. Head inimesed, hangiks endale paar helikopterit, et inimestele meditsiinilende teha, saartele toitu viia, et see on see elanikukaitse reaalne olukord. See on halastamatult paljastunud selle, et me ei ole isegi oma väike saarte varustamiseks valmis, kui on tavaline talveilm tegelikult. Et minu jaoks, kuigi me riigikaitsekomisjonis pidevalt arutame neid elanikkonna kaitse teemasid ja tasapisi väga aeglaselt hakkab üht-teist toimuma, me saime 4. sõja-aastal näiteks sireenid endale, 4. Ukraina sõja aastal, et võttis ikka kohutavalt kaua aega, et liitlabane sireenisüsteem püsti panna. Ja mõtlen, sellise tempoga lihtsalt me nagu jääme kõigest maha ja tammume paigal, et mul tuleb pisar silma, et see praalimise kõrval nagu muud asjad ei liigu ja siis tuleb varude keskus, ütleb, et vabandage, me saame ainult 10% inimestest tagada varud. Me mõtlesime ise nii välja, et kuna meil rohkem ressurssi ei ole, et see on see reaalsus. Aga ma ütlen, et kritiseerimine on see, et me peame leidma ka lahenduse, et see kriitika, mida me praegu teeme, meil on vaja kiiresti edasi liikuda, sest inimesi on vaja aidata hästi. Kiiresti on vaja valmistuda ja mitte sonida Eesti tuumarelvast või siis hakata hävitajaid kohe ostma, nagu Eerik-Niiles Kross räägib, et üks helikopter, kas või 2, 3, 4 helikopterit. Isegi Läti ostis endale muide USA-st ka korralikud sõjaväehelikopterid, millega saab tanke hävitada. Ja jääbki nagu selline küsimus, et millega see valitsus tegeleb siis, et
et nad ei ole neid asju teinud, et kuhu see raha siis kulub, kas siis tõesti kõik see raha läheb sinna tuulikutele ja mingi taastuvenergia tasude peale või et kuhu see raha kaob, sest et oli ju need võimalused olemas ja opositsiooni, EKRE kui opositsioonierakonna töö ongi juhtida tähelepanu, survestada, tehke ära, sest ma ise juba vaatan ka, et hakkab Eesti 200-lgi mõistus koju tulema, et Kristina Kallas olevat isegi nagu aru saanud, et tuulikud ei too odavat elektrit. No minu meelest on see oli päris kõva ülestunnistus, sest vaata, kui koalitsioonipartner, no see oli lihtsalt ülestunnistus, et koalitsioonipartner ütles, et varsti on odav elekter ja kui tuleb, siis ma küsin, et kus on ajakirjanikud, kes küsivad, no kummal poolel siis õigus on. No, et kas Sutt, kes valetab sulle iga päev näkku, et tuleb odav elekter ja siis tuleb Kallas ja ütleb, et ei tule odavat elektrit selle meetodiga, et no, kõik on tegemata, salvestused on tegemata, salvestused on liiga kallid. Ta ütleb, et unustage ära, te ei saa mingit odavat elektrit. See pole ainukene skisofreenia, vaid täpselt samasugune skisofreeniline olukord on ka nende maakonnaliinide piletiraha küsimuse peale, et Terras räägib, et lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma ja siis tuleb Kristen Michal ja räägib, et ei et tema välistab pensionäridelt ja lastelt piletiraha küsimise, et see nagu ma ei mäleta, et valitsuses oleks nii vastukäivaid seisukohti olnud, et miks te istute seal koos, kui te nagu ei tea, mida parem käsi teeb või vasak käsi ei tea, mida parem käsi teeb ja vastupidi, et minge laiali, kui te hakkama ei saa. No, muidugi nad peaksid laiali minema, sest see on Eesti lähiajaloos pretsedenditu. Esiteks nii madala toetusega valitsus ja ka see veel, et nii madala toetusega partei nagu Eesti 200 teeb revolutsioonilisi muutusi juba 4 aastat. Et 1% partei kogu aeg teeb mingit revolutsiooni, see on lihtsalt poliitilise kultuuri mõttes juba absurdne. Et mujal maailmas oleks ammu olnud erakorralised valimised ja see punt oleks laiali läinud, aga no siin lihtsalt ei häbeneta midagi, et vaata siin mäletad, kui kaporatuur kapo ja kaitsepoli ja prokuratuur tegid siis selle ära, et referendumit ei saaks tulla abielu teemal ja siis ka EKRE osalusega valitsus maha võeti ja siis Ratas hirmutati põrandaprakku. Euroopasse. Hirmutati, premeeriti pärast korruptsioonisüüdistusega partei esimeest Riigikogu esimehe kohaga. Tegelikult oleks nemad pidanud koalitsioonist ära minema, sest nende suhtes oli korruptsioonisüüdistus. EKRE ja Isamaa oleks pidanud sinna igal juhul alles jääma. Aga ei, nemad läksid siis reformiga riiki uueks looma, et 3. kord korruptsioon või siis 2 korda nad olid juba korruptsioonis süüdi mõistetud erakond, et tuletan meelde, kui absurdne see kõik on. Ehk siis oluline, tegelikult kõik see on toimunud lihtsalt selleks, et liberaalset kamariljat võimul hoida ja kasutada ka siis süvariigi agentuuri nendeks kukutamisoperatsioonideks. Aga tegelikult on see isegi julgeolekurisk, kui sa vaatad, et inimesed enam ei vastuta mitte millegi eest. Et neil on reiting maad ligi ja sa vaatad, et nad ei muretse selle pärast, et mida nende valijad neist arvavad. Nad juba teavad, et valijad need ei vali ja minu meelest nad enam ei vastuta mitte millegi eest. See ongi kõige õudsam. Paraku see nii on. Armsad kuulajad, kohtume jälle järgmisel laupäeval. Jälgige meid uute uudiste leheküljel ja muudes kanalites. Ja kõike paremat. Kohtumiseni. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee